edasi vaatame siis värsket monumenti, mis siin on hiljuti tekkinud. Et kõik see rahvas ei teagi sellest, aga ma käisin selle avamisel. Ja. See jälle infotahvel on seal vasakul poole vist viidud. Seal on jah selle kirjas ka. Ja ikkagi käivad siin keegi ikka veel või on siis pastorat tegutseb, ma ei tea. Sündis Ambla kihelkonnas Sepa talus 25. septembril 1900. aastal. Artur Sirk valgistati koos teiste vabadussõjalastega 12. märtsil 1934. kui Konstantin Päts teostas riigipöörde. Sirk suri arvatavasti läbi poliitilise mõrva 2. augustil 1937. aastal Luksemburgis. Artur Sirgu vanemad on maetud Ambla kalmistule ja Sirk Helsingi Hiedaniemi kalmistule. See on siis väljaandest Eestimaa, su mehe meel pole mitte surnud veel. No Artur Sirgust ma saaksin siis rääkida natukene. Mind hakkas asi siis huvitama, kui ma avastasin tema vanemate hauaplatsi. Vaatasin, et klappib hästi Artur Sirguga, et vanemate sünni surma aastad seal peal ja uhke sammas, mis on siis Artur Sirgu enda poolt tehtud. Ja siis sattus nii olema, et ma ajaloomuuseumi juures kahel loengul kuulsin Artur Sirgust, kuna Artur Sirgu see vapside liikumine läks moodi, see oli võitlus Konstantin Pätsi vastu, mis kestab siiamaani. Ja kogu aeg on teda niimoodi toidetud ja turgutatud, nii et ikka ei saa monumenti Eesti esimesele riigivanemale, esimesele valitsuse juhile ja riigi ehitajale, olulisele tegelasele on kogu aeg on ta hambus halvas mõttes. Ja Artur Sirgu kohta ma natuke sain siis andmeid, käisin kuulamas neid loenguid, Jaak Valge ülistas teda, Jaak Valget hakkas arhiividest tuhnima ja leidis mitmesuguseid materjali ja tõstis selle küsimuse üles Postimehe artikli järgi, kus ta ülistas seda vapside liikumist ja märkis ära, et on osa materjale on kaotatud spetsiaalselt, tõenäoliselt selleaegse politsei poolt, mida juhtis siis Eenpalu muidugi, aga Eenpalu nime ei nimetata, ikka Konstantin Pätsi nime nimetatakse. Ja siis selle vapside liikumisega tekkis ju meil selle EKRE poliitikud, kes toetasid Jaak Valge kaastus sinna liikmeks ja siis see sabane seltskond on neile, kuna kui huvitav kokkusaatamise Ambla kihelkonnas oli see Sepa talu, kus Artur Sirk sündis, kuskil 5-lapseline perekond oli ja Ambla teisel pool küljes siis Ambla kihelkonnast pärit Jaak Madisson, kes on siis EKRE suur suuvooder, noor mees, kes tahtis ka ennast näidata aktiivselt meedias igal pool, sest teda ka ju süüdistati, et ta laeva peal oli seal pahandust teinud tüdrukutega ja nii ja naa ja halvad maitsed juures siis tahtis ennast ülistada. Tema võttis selle asja tõsiselt käsile, et teha mälestusmärk. Vapside liikumisega on selline huvitav lugu, et alguses oli see üsna progressiivne liikumine. Sellega läks kaasa nii Konstantin Päts kui ka Laidoner ja selleaegsed, ütleme, riigimehed. Ja mõte oli selles, et need, kes vabadussõjast osa võtsid ja tahtsid siis selle maad saada, maad kõigile ei jätkunud, sest suurtele kangelastele jagati maad, mõistike käes oli ikka veel ja riigi käes oli maad ja nemad võitlesid siis endale maid välja. Ja see vapside liikumine hakkas põhiliselt selle peale, et on vaja neid paremini toetada ja austada neid, kes valasid verd Eesti Vabariigi eest vabadussõjas.
aga sellele liikumisele alguses oli siis toetus nendele riigimeeste poolt, aga hakkasid liituma igasugused paluvernikud, nagu ütleks. Tulid sinna juurde need inimesed, kes lihtsalt tahtsid, noored inimesed, kes kunagi sõjas polnud olnud, kes tahtsid kuidagi ennast näidata, nagu tänapäevalgi on ikka, et mina, vaja ordenit anda ja nii, ja võimu juurde. Siis tulid toetuseks, neil ei olnud sellel organisatsioonil raha. Seal leidus ikkagi selliseid mehi, kes hakkasid propagandat tegema, hakkasid ajakirja välja andma. See ajakirja, ma olen neid lugeda saanud, see on kohutav propaganda ajakiri, see on õudsem kui Putini need suured väljaütlemised tänapäeval. See oli väga ränk ja räige ja see läks järjest kogu aeg hullemaks. Aga see paar inimest, kes seal eest vedasid, need elasid sellest. Ja kaupmehed nägid, et on võimalus, kuna elu muutub ja olid ju bolševikud ja kommunistid ju ka olemas, ohud igasugused tahtsid ka ennast kindlustada. Nemad andsid raha, sest raha kuskilt mujalt ei saanud ja selle mõttega, et nad saaksid siis selle vapside liikumise najal edasi elada, kui tulevad riigi muutused. Ja nii ta oligi, mul sattus olema üks hea tuttav Elvi Pirk, kes seal paadiga vedas siit kirjandussala ja Rootsi ja Eesti vahet ja arreteeriti ka. Tema just rääkiski, et kõik need kaupmehed, kes siis sellest vapside liikumisest osa võtsid, nad olid nii ennast ära kindlustatud. Šveitsis igal pool neil olid pangaarved. Kui see vapside liikumine maha suruti, siis nad elasid nii kui miskad, sest nad olid täiesti kindlustatud kaugele ettemõtlevalt. Vaat selline lugu. Aga nüüd tekkis selle liikumise siis see juhtide küsimus, kui nüüd läks see propaganda ägedaks ja läks selle suuna peale, et vaja on valitsus välja vahetada, et vaja on teha uut põhikirja ja põhikirja hääletamisega edasi, rahvas tuli kaasa, olid hääletamised, neil olid seal võidulootused ja siis tõmbusid mitmed riigijuhid kõrvale. Ja Laidoner näiteks pettus täiesti sellest, kuna Laidoneri ei arvestatud enam eriti ja mindi siis Larka peale. Ja võetigi siis Larka selle vapside juhiks. Larka oli haige mees, pehme vend, kes siis tegelikult järgis lihtsalt Artur Sirgu uhkeid kõnesid. Artur Sirk oli ääretult hea kõnemees. Ta oli niivõrd hea kõnemees, et ta küttis rahvast osavalt üles ja tegelikult oli tema elulugu ka. Ta oli vabatahtlikult noorest põlvest peaaegu õpilasele, läks ta vabadussõtta. Ta sai vabadussõjast selga haavata. Ja siis oli ta muidugi füüsiliselt, ta oli juurat õppinud siis ülikoolis, ta oli teoreetiliselt ette valmistatud selleks, et mingit põhikirja muutusi ja nii edasi ette võtta. Ja see oma kõnedega just Tapal, vaat siin Amblas ei olnud neil eriti minekut, aga Tapa, mis oli selle Ambla kandi pealinn omal ajal, Tapal siis oli neid pooldajaid, Tapa ja Lehtse. Ja Lehtsest oli siis tema pere pärit. Selle Pruuna mõisas oli see koht, Sepa talu, perekond on kõik laiali läinud, ma tean, et on üks pereliige oli Tartusse jõudnud ilma lasteta, on maetud nüüd juba siis selle, aga nende haual on samasugune sammas nagu Sirgu vanematel siin, nii et Sirk ise vist toimetas selle. Keegi nendest on Argentiinasse jõudnud ja niimoodi nad on laiali läinud ja üks poegadest abiellus Berenseni perekonnas naisega, kellega olid veel 2 last ja oli Saksa sõjaväes ja olid Saksa ajal ka tegemist ja siis teine kommunistide poolt üks poeg lasti maha. Ja nüüd Artur Sirgust endast nii palju, et tema oli tegelikult määratud invaliidiks, eluaegseks invaliidiks. Tema, ma sain täitsa juhuslikult teada, ülikooli aegses selles tema selle aktimapis on
kirjas, et temal oli kaasasündinud haigus, mida nimetati Behterett-Marie. See oli selgroo haigus, millele kaasnesid tohutu suured valud. Nende valude vastu sai võidelda ainult morfiiniga, mis siis sellel ajal oli, ega siis kanepit ja niisuguseid asju, mis just ei ole, mis praegu on. See vaevas teda ja kuna ta sai vabaduse ja saavata ka veel selgroo lähedale, siis see asi võimendus. Ja teda hakkasid vaevama hallutsinatsioonid, kuna ta kasutas seda morfiini ja selle uimastit järjest rohkem. Ja juba ülikooli ajal tegi tema katse aknast välja hüpata. Selles samases valuhoos, see on ära fikseeritud selle ülikooli, selles eluloos. Ja teise katse aknast välja hüpata tegi ta juba hiljem, kui ta juba töötas. Ja siis samamoodi ta päästeti ikkagi ära, ta ei saanud surma. Ja siis läks see vapside liikumine edasi, pidas tema oma kõnesid uhkelt, tuli see vapside mahasurumine, mis ikkagi tahtis ikkagi riigipööret teha. Ja kui räägitakse Pätsist kogu aeg, et oli ta vaenlane, siis tegelikult, kes keeras vapside asja kätki, oli Rei. Aga Rei on ära unustatud, Reist ei räägita. Rei oli see samuti jurist ja juristid käisid omavahel läbi. Päts oli ka jurist. Nad olid omavahel väga tihedas seoses ja Rei oli see, kes osistas Pätsile, et on selline liikumine, ohtlik liikumine. Ja see liikumine oligi ohtlik, need, kes sellel ajal elasid, need vanu inimesi ma olen kohanud, need on rääkinud, missugune hoiak oli inimeste seas ja kuidas see propaganda kuskil nendele mõjus. Ja nüüd siis, kui see jälle surmalugu, selle ümber on ka igasugused legendid. Legende on tehtud nende riigimeeste ümber igasugused. Mul on räägitud, et inimene on näinud Siberis Tõnissoni, et Tõnisson oli pikali, kui ta toodi seal Siberis kuskil vagunist välja, oli seal pikali, tema tunneb Tõnissoni ja ise ta ei olnud Tõnissoniga kunagi elus kohtunud, aga tundis ära. Aga inimene pikali, vahel tekib sarnasus ja Tõnisson oli juba maha lastud siis. Vaat sellised jutud käivad. Samamoodi olid jutud sellest meie vapside juhist, kes võttis siis selle Larka käest põhilise juhtimise enda peale ja temal oli, kui ta vaagistati ja vaagist sai ära põgeneda, siis ta rändas Soome ja Soomest Rootsi ja viisadega oli sellel ajal liikumine. Ja edasi Kesk-Euroopast, Taani ja Hollandi ja Luksemburgi ta jõudis välja ja temal oli nüüd niisugune probleem, et temaga käis see haigus kogu aeg kaasas. Kui tal Eestis oli olemas oma arst, kes teadis ta lugu ja kes teda aitas, kui vaja oli, sest ega siis neid rohulaadungeid talle kohe ka kaasa antud, aeg-ajalt oli arsti abi vaja, siis juba Soomes ei olnud tal seda võimalust, ahenesid need võimalused ja edasi liikudes läks asi ainult hullemaks. Tema haigus süvenes, selle kohta juba Eino Arumäe, ajaloodoktor, teab ka rääkida näiteid, kuidas tekkisid hallutsinatsioonid ja temal tekkis niisugune hallutsinatsioon, et teda aetakse taga, et ta põgenes kogu aeg. Ta tegelikult põgenes ja ta kujutas ette, et teda valvatakse ja kogu aeg on tal surmaoht kannul. Naine oli tal Soomes ja siis tütar sündis ka neil, tütar abiellus rootslasega, järglasi ei ole ja siis lõppes siis asi sellega Luksemburgis. Jaak Valge loengul ma kuulsin, kui ta rääkis, et on teada, et olid kaasas, kogu aeg temal kaasas mingid paberid, mingi vapp, et naise käest olevat teada saadud Sirgu naise käest, et naine ütleb, et on olnud tal käsikiri kogu aeg kaasas mingisugune, et temal oli ühesõnaga mingid plaanid asjad seal. Võib-olla, et olidki nimekirjad või midagi taolist, aga Sirk oli nii kaval mees, et sellest vapside liikumisest ei ole mitte mingisuguseid kirjalikke asju järele. Kõik on ära likvideeritud ja ei ole lihtne uurida, nii et kaudsete meetoditega uuritakse vapside ajalugu. Ja niimoodi jõudiski siis vapside juht siis ka sinna Luksemburgi ja Jaak Valge oli seal koha peal käinud. Ma olen ka neid materjale, need politseimaterjale uurinud. Mitte midagi taolist ei olnud.
et oleks viisadega läinud siit Pätsi saadetud viisadega salapolitseinikud läbi mitme riigi nüüd selle sirgukannul sinna Luksemburgi. Selle kohta, sest viisad ju registreeriti. Selle kohta ei ole mitte mingisugust andmed. Ja Luksemburgis Jaak Valge uuris siis sealt kohalikke materjale, arhiivimaterjale ja avastas, et selles sirgumaterjalis ei olegi selle tema surma kohta materjale ja ei ole mingit käsikirja. Aga teda maha ei surunud, ta ikkagi kirjutas Postimehes sellest, et käsikiri on ilmselt olnud ja varastatud. Ja mina väidan, et see on luulu. See tuleb välja, kui küsitleti ka naine teadis, et tal mingid paberid on kaasas, aga ta ei ole neid paberid kunagi lugenud ega näinud, mis seal siis kirjas oli. Ja arhiividega on ka niimoodi, et sõjaaeg oli, Saksa sõjaaeg, arhiivide materjalid on tõstetud ühest kohast teise, ma olen ise kohanud niisugust asja, et lähed otsima ja seal, kus peab olema see materjal, seal fondis ei ole teda ja sa leiad hoopis teisest kohast, teistest nimistutest selle materjali ootamatult, et need riigi tõstmised, mis sõja ajal ja segaduste perioodidel tekkisid, nii et ei pruugi olla see kadunud see materjal, vaid see võib olla lihtsalt kuskil vales kohas otsitud, seal on keeleprobleemid ka. Ja huvitav on veel see fakt, et kui Jaak Valge selle uhke artikli Postimehes kirjutas, siis see pööras selle vapside liikumisele hästi suuresti tähelepanu ja mina sain pärast seda Adams ja kes seal olid mõned ajaloolased, otsustasid teha Kaitseliidu majas selliseid päevi, kus kutsume ajaloolased kohale, et natuke valgustada, et me ise Eesti ajalugu palju ei tea. Ja juhtus olla, minule saadeti ka kutse, käisin seal, Jaak Valge oli kohal. Ja mina kohe esitasin Jaak Valgele otseselt küsinud, et kuidas need asjadega siis tegelikult on, sest minul oli juba siis teada selle haiguse küsimused, hallutsinatsioonid ja need probleemid, et kas ikkagi tapeti või hüppas ise. Ja Jaak Valge ütles seal samal koosolekul, et need materjalid, mis tema Postimehes avaldas, need olid selle aja, selle momendi uurimused, mis tema arhiivist leidis. Ta on hiljem leidnud täiendavaid materjale ja ütleb, et ta taganeb paljudest asjadest, mis ta siis kirjutas. Näete, ajaloolane mees tunnistas, et ta tegi vigu, aga ta kahjuks ei avaldanud seda oma uut seisukohta Postimehes ja jäigi kõlama see sama tema esialgne variant. Nii et väidan seda, et üles puhutud asjad ja muidugi nendes materjalides on täitsa selge, et hallutsinatsioonid olid nii hullud. Ta oli niivõrd haige, see Luksemburgis, see mees, traagiliselt, ta hüppas ise. Ta hüppas välja, arvates, et koputatakse, tullakse uksest. Ta kujutas ette, et tal on akna taga, õues oli näinud salapolitseinike, hallutsinatsioonid olid nii kaugel, ravimeid tal ei olnud ja ta hüppas selles surmahirmus välja. Ta ei surnudki kohe, aga ta lõi pea ära niisuguse kivirandi peale, seal lähedal oli ja ta oli haavatuna, veri jooksis, oli maas, kui ta leiti ja haiglas ta ikkagi suri ära. Ja maetud on ta siis nüüd Helsingisse ja minu hea sõber Jüri Kraft toetab rahaliselt selle haua üleval pidamist, kuna tema isa, Jüri Krafti isa oli ka vaps Mustvee kandis ja ta oma isast eriti palju ei tea, ta oli päris pisike poiss siis sel ajal, kui isa veel elus oli. Ja siis tema toetab seda ilma asjata, kulutame me võõral maal selle haua hoidmiseks Eesti raha, kus juures võiks olla see vapside juht koos oma prouaga maetud ümber siia vanemate hauale. Ma tõstsin ekrelastel selle küsimuse jälle. Nüüd ekrelased Jaak Madisoniga eesotsas asutasid siis või tegid siis selle, korjasid raha oma parteiliini pidi ja tegid siis ära, see on Väli on siis selle autor, skulptor, tegid siis selle mälestuspiigi ja sellise kuju. Ja see oli võimas mälestusmärgi avamine. Sellepärast, et katsed surnuaeda panna, esimene mõte oli neil kohe vabadus ausamba kõrvale, mina ajasin muinsuskaitse Paidest välja, need hakkasid võitlema, siis hauale
taheti panna nii suur, et hauale ei mahtunud, oleks naaberhaua ka sinna alla võtnud, ajasid selle Jaak Madis oli vihaseks muinsuskaitset, ta ütles, et muinsuskaitse, kui tema saab võimu juurde, siis muinsuskaitse ta likvideerib üldse ära. Ja siis selle, kuna EKRE tegi siin pastoraadile suuri annetusi, siis kasutati see võimalus ära, et see on kõik muinsuskaitsealune territoorium, kuulub selle pastoraadi juurde, et siia sai siis selle koha leida ja lipuväljak teha ka lipule, mina andsin toetuse veel isegi. Ja tehti siis selline mälestusmärk. Ja nüüd vaadake seda mälestusmärki profiilis. Kuidas ta istub? Tal ei ole midagi, mitte all. Ta oli pilvedes oma ideedega, mõtetega. Ja mina tõstsin selle küsimuse üles, et kas kunstnikul ei olnud taotluslik see, et ta ei tugine mitte millelegi. Tal ei ole ju istumisall mingit pingi, vaadake, ta on ju õhus. Kui eest vaatad, eks ole, siis ju nagu istub. Tegelikult ei ole tal istet all. Ja vaat kui kummaline, aga see avamise pidu oli siin oma 100 inimest, ekrelased ajasid bussidega rahvast kokku, neil oli auto akendest kõik lipud väljas, Jaak Valge pidas siin kõne, astus just siis liikmeks ja siis Jaak Madison pidas selle peakõne ja kõik olid väljastpoolt. Ma läksin pärast bussipeatuse, üks amblane tuli, küsis, mis siin toimub, et rahvast nii palju, ma ütlesin, kas te siis ei tea, niisugune mälestusmärk, pole kuulnud, pole näinud, kohalik rahvas ei teadnud mitte midagi ja seda elulugu ja midagi ei tea. Aga ma tahan veel juurde ütleda ühe repliigi, kui oli baaside lepingu tegemine arutelud Moskvas, ütles Päts, nüüd oleks vaja olnud Artur Sirku, sest ta pidas lugu jurist Artur Sirgust, kõne osavast mehest, andekas mees traagilise saatusega kahjuks. Ja sellega ma siis lõpetan selle, et see jutt on niimoodi, et näete, niisugune liikumine oli Eestis, paljud said kannatada, aga oht oli väga suur, sellepärast, et vapside liikumisel seda jälgisti ka teiselt poolt piiri, ida pool, väga hoolega ja ma olen kohanud neid inimesi, vanemaid inimesi, kes rääkisid, et meil oli tõsiselt surmaoht, kui vapsid oleks võitnud, no sellest oleks tulnud meil, vapsid ise muidugi räägivad teist juttu, et oleks paremaks ja demokraatlikuks läinud. Ei oleks, vastupidi. See aeg oli väga riskantne ja see, et Konstantin Pätsi selle ajal tehti see mahasurumine õigeaegselt julmalt ja tegelikult alustas ju Jaan Tõnisson. Seda on ära unustatud. Jaan Tõnisson kuulutas välja sõjaseisukorra selle vapside liikumise pärast, aga tema valitsus astus tagasi, tuli Pätsi valitsus ja Päts pikendas seda sõjaseadust. Nii et see kõik on Pätsi kaela aetud, kõik vead ja hädad on Pätsi kaela aetud, aga Rei oli see, kes aitas teda, kes õigel ajal juhatas vapside koosoleku peale, kellel oli siis teada, mis toimub. Vaat niisugused lood on meil ajaloos ja tahan üteldagi, et ega neid noorema põlvkonna ajaloolisi kõik ei tasu uskuda. Nad tõesti kirjutavad ja räägivad seda, mis nad parajasti on leidnud. Aga üks väga objektiivne tegelane on Järvakas, Türilt pärit Ago Pajur. Vaat teda võib kuulata, tema artikleid lugeda. Ta on tõesti objektiivne, ta võtab tausta arvesse ja ta ei lähe kuskil niimoodi viimase peal välja kellegagi konfrontatsiooni, ta on objektiivne inimene, aga selliseid ajaloolisi on väga vähe. Teine niisugune on meie praegust juba üle 90 vana Heino Arumäe, doktor Heino Arumäe, kes jälle küll ajaloo uuringuid tegi neid punase ajastu asju, aga kellel on tohutud teadmised ja kelle juttu võib ka usaldada ja kuulata ja tema artikleid lugeda. Et näete, niisuguses olukorras me elame. Igas asjas võtke oma aju, oma mõistus kokku, mõtelge ja analüüsige ise. Võtke faktid aluseks, ärge kuulake, lugege neid repliike ja neid arvamusi kõrvalt ja nii samamoodi võite minu juttu ka suhtuda. Aga ma räägin seda, mida mina teada olen saanud ja muide see, mida ma räägin, seda ma ka tõsiselt usun.